Ma eelmise teema lõpetuseks ütlen veel 2 asja ära. Et kõigepealt ma lõpetasin sellega, et suur tükk läheb suu lõhki, et võtke jõukohased eesmärgid. Ja tarkvara arenduses ja tarkvara valikutes on selle jaoks olemas kindel termin. Ja kui te kohtate seda, et siis ma ütlen selle termini välja, et see on MVP ehk siis minimum viable product, vähim toimiv mudel või vähim toimiv tarkvara. Et seda võib teil ette tulla ja ma soovitan seda põhimõtet järgida, et see on siis, et kui me ehitame mingit uut asja ja me teeme valmis prototüübi, siis võib defineerida endaks, milline on see minimaalne funktsionaalsus, mis meil tagab ära selle, et me saame tunnetuse kätte, et see asi on õige ja töötab õigesti ja me saame olla õiges suunas. MVP on selle nimi siis. Kui Eestis on neid palju startup-firmasid, nende põhiline eesmärk on alati toota MVP, teha esimene töötav lahendus ja sealt edasi vaadata, milliseid asju täpsemaks teha. Ja teine, mida ma siis ka oma professionaalsest kogemusest tahtsin rõhutada, on kasutatavus. Et mida iganes ehitate ja valmistate, ärge tehke koledaid asju. Tehke ilusaid asju, tehke sellised, mis on mõnus kasutada. See seltskond, kes meile peale kasvab, noored, eks me vanadele inimestele meeldivad ka ilusad asjad. Aga eriti noortel on see, et kui tarkvara on nõme, siis nad keelduvad seda mõistlikult kasutamast. Ja see võib olla päris tõsine keerukus, et kui see tarkvara on ebamugav tööprotsessi mõttes, etappide mõttes, sisestuse mõttes kasutada, siis see asi ei juurdu ettevõttes selle noore põlvkonna jaoks. Ja kasutada seal on 5 omadust, mida te võite üle kanda ka praktilisse ellu, ka oma auto puhul võite mõelda selle peale, et kas see auto on teil kasutatav läbi nende 5 põhimõtte. Esimene põhimõte on see, et ta on lihtsasti õpitav ehk intuitiivne. Võtate iPhone'i kätte ja oskate iPhone'i praktiliselt kohe kasutama hakata. Võtate mingisuguse teise asja kätte, mikroonahju kodus. Uuemad mikroonahjud on sellised, et te ei õpi seda kunagi selgeks, mida seal kõike teha saab. Ehk siis see õppimise kergus on üks element, kuidas see asi on kasutatav. Teine on see, et ta on efektiivne, et ma saavutan selle tulemuse, mida see tark asi tegema peab. Mikroonahjus peame süüa tegema, autoga edasi sõita saama, et me tegelikult saame selle, mille jaoks me seda asja kasutame. Tarkvara mõttes siis, et me saavutame selle tulemuse, mida me tegema pidime. Palgaarvestus, tootmisarvestus, laondus ja nii edasi. Siis on element, mis tuleb keerukamate tarkvarade puhul ja seadmete puhul ja süsteemide puhul on kerge meelde tuletada. Et kui kuskil tarkvara nurgas oli mingi seadistus või mingisugune funktsioon, mida kasutada harva, aga mis on väga oluline, siis kui lihtne mul see teekond sinna leida, et see uuesti kasutada. Et see on see omadus. Et tarkvara oleks taaskasutatav, et meelde jäetav, kus asusid mingid vigurid. 4. omadus on vähe vigu 2 tähenduses, et ta on töökindel, et see lihtsalt ei juhtu jamasid. Ja teine on see, et kasutadele anta võimalust väga lihtsasti lollusi teha. Kui ta vajutab valele ekraaniga osale või et vajutab enteri asemel tühikut, et siis mis siis juhtub tarkvaras, kas ta läheb katki või ta jääb mingisugune probleemi, teeb automaatse sisestuse ja meil on jama kaelas. Ja on fun, et asi peab olema ilus ja mõnus, et see inimestele meeldib ja siis nad kasutavad tarkvara hea meelega. Et üks tarkvara, millel on visuaalne mõnus kasutajaliides ja teine on Excel, siis sageli inimesed kasutavad mõnusat visuaalset, mitte Excelit. Raamatupidajad kasutavad rohkem Excelit kui visuaalset kasuliidest, aga see selleks, et meeldiv asutada on üks oluline. Ja siin on toodud üks toode, saate aru, mis see on? Vormelirool ja mõelge selle asja kasutatavuse peale. Seal on umbes 18 nuppu, sa sõidad sellega 300 km tunnis, sul on ekraan, see väike siin keskel, kus on umbes 80 lehekülge erinevaid seadistusi ja vastuseid ja diagramme ja infosid. Ja sa pead seda rooli valdama 300 km tunnis, teadma, mis nupud mida teevad ja pead vaatama ekraani pealt informatsiooni, et see on tõeline musternäide, kuidas kasutatavust teha. Ja mõned elemendid paistavad siin, punane nupp ja sinine nupp ja kollane kalkulaator ja suured kirjad, et selle seadme kasutatavusega on tohutult vaeva nähtud, et ta oleks kiiresti hoomatav, sa tabad õiget lülitit, asja, mida sa pead keerama ühe ühiku kaupa, on sul niimoodi kindlasti ka selline lukustusmehhanism sees, et lõks. Et selle asja kasutatavuse nimel on tohutult vaeva näinud. Aga mida ma südamele panen, et nähke ka oma tarkvarade arendustes ja igasuguste protsesside lahendustes välja selle kasutatavuse põhimõttele, et lihtne aru saada,
vähe vigu, toodab tulemust. Nii, viimane teema, mida ma tahtsin rääkida kogu selles ettevõtte selguse, jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse saavutamise juures on infoturve. Ja infoturve sageli kõlab inimeste jaoks valesti. Valesti selles mõttes, et infoturbe all mõeldakse, et meil on mingid saladused, mida kaitsma peab. See on ka õige, see on ka infoturve, aga infoturvel on 2 muud omadust, mis on veel tähtsamad tootmisettevõtte jaoks. On asjade õigsus ehk terviklus, et asjad, mis on kirja saanud, asjad, mis liiguvad ühest süsteemist teise, on õiged ja ilma vigadeta. Ja selle tagamiseks tuleb teha pingutusi, et see oleks nii. Ja teine omadus, mis on hästi oluline, mida alahinnatakse sageli, on kättesaadavus. Süsteemid, mida me oleme endale kasutusele võtnud, peavad õigel hetkel töötama. Et kui me räägime infoturbest, siis infoturve tegeleb 3 teemaga: salajasus, terviklus ja käideldavus, kättesaadavus, õigsus ja salajasus. Ja see salajasus enamaste jaoks ei ole üldse tähtis tänapäeval. See on pisiosa, pisitähtis. Palju tähtsam on see, et asi töötab meil õigesti ja ta töötab õigel ajal. Ja see on see, kus tuleb seda, mille pärast tuleb infoturvet tõsiselt võtta. Et selleks, et üks majandustarkvara või laosüsteem või skännerlahendus või meie e-post või sisemine intranetilaadne asi töötaks õigesti, oleks kättesaadav, selleks tuleb pingutada. Ja see pingutused on need, mida tuleb planeerida. Aga infoturbe üldine lähenemine Eesti ettevõtetes on selline. Eks ju? Kas teie teate, mis teie riskid on täna? Kus kõige rohkem haavatavust on? IT mõttes. Mis on? Raksi programm, mida me praegu kasutame, lõplikult maha kärbab, siis ongi kogu lugu. Eks täna on palju infot seal sees peidus ja kui see ära kaob, siis läheb väga palju aega, et kuskilt otsast uuesti neid asju lahti arutama hakata. Ja mis meetmetega seda praegu suudad tagada, et ta ära ei kaoks või mis juhtub? Hoiad pöialt? Praegu ma hoian pöialt, jah. Aga inimesed, et kas inimesed on teie infoturberisk? Pahatahtlik töötaja või ootamatult lahkunud töötaja? Et see oli see, kus ma enne mõtlesin, et üks mõistliku dokumenteerimise kriteerium on see, et pane kirja need teadmised, mis on vajalik uuel inimesel, kes on selle asemel, kes täna on. Et kui seda päevalt lahti lased, kas sa saad ettevõtte ja saab edasi toimida ilma temata? Kas tema poolel olevad müügiotsad või tema laoseis või tootmise, planeerimise, valemite seadistus, kas need on kõik, sa tead, kus nad on, kas nad on pooleli jäänud, valmis saanud, kus nad asuvad, kui on vaja seal kohendada midagi, kas meil on teadmist olemas. Et see on see teine väga tugev risk ettevõtetes, et tarkvara ise, raks, nagu sa ütlesid, aga inimesed, kas inimeste peades on liiga palju. Infoturbe puhul mulle meeldib ühte pilti näidata, et ma näitan korraks seda siin brauseris. Et on selline slaid, ma näitan slaidi ka, siis te näete, mis slaidi ma näitan, seda slaidi. Aga see ei ole mitte ainult slaid, vaid see on reaalajas toimiv asi. Igaüks võib seal igal hetkel lahti võtta. Tegemist on reaalajas toimuvate infoturberünnakute kaardistusega. Et selline pommitamine käibki kohe praegu. Ja see ei ole mitte teoreetiline, et kas kuskil keegi häkib midagi või keegi püüab kuskile sisse pääseda. Täpselt nii see toimubki. Et Venemaa on natukene ennast kaitsnud selle analüüsimootori eest, et see, et Venemaal ei ole mingisuguseid märke, ei tähenda seda, et seal midagi ei toimu. Lihtsalt ta on selle süsteemi vaateväljast natuke väljas. Aga Hiina ja kõik muud riigid, siin USA eriti, on väga tugevasti näha, et milline riik ründab millist riiki, siin all jookseb statistika. Näha, et ütleme Hiina ja USA vahel käib kõva pommitamine, siin, see vist on siin Araabia Ühendemiraadid või midagi taolist.
et see on reaalajas. Et infoturve ei ole teoreetiline, et võib-olla kunagi kuskil toimub, kogu aeg toimub. Et see, et kas meie saame selle rünnaku ohvriks, see on ainult aja küsimus. Et kas see mitte ei ole kas, vaid kuna see juhtub, eks. Ja ma mõtlen, et põhiline ei ole mitte see, et meie andmeid varastatakse. See üldjuhul on pisiasi. Et meil ei ole, konkurendid teevad ka meie mingisuguseid toote hinnad ja võib-olla isegi omahinna arvutust või materjali hinnad on avalikud. Kliendid on sageli samad. Et ärisaladust varastada saab ja on olemas ärisaladusi, aga see ei ole see põhiline. Põhiline on see, et me igapäevaelu normaalselt jätkaks. Ja ütleme, infoturves siis ongi sellised väljakutsed, et me ei saa vajalik andmed õigel hetkel kätte, me ei saa teha tööd, meie töövahendid on katki, kõvakatus ei tööta, ära häkitud, lihtsalt puruks läinud, uuendused tegemata, aeglaseks läinud. Siis asi, mis juba natukene meid ennast puudutab, on delikaatne info võõraste käes. Et kui me oma nutitelefoni ära kaotame ja see ei ole kaitstud mingisuguse PIN-koodi või sõrmejälje lugejaga, siis sealt saab ikka väga palju kraami kätte. Väga piinlikke asju ja väga olulisi asju. No mobiiltelefoni puhul on ka see, et mõnedel inimestel on see mobiiltelefon ka paljude asjade ainulaadne asukoht. Eelkõige siis ma räägin piltidest. Et fotovaramu mõnedel on ilusti sünkroniseeritud kuskile, aga mõnedel on seal 10 000 pilti ja see ongi ainult seal telefoni sees. Ja see ei ole üldse ebatavaline, et see ongi seal ja tol hetkel, kui telefon katki läheb, on läinud. Aga rohkem on ikkagi see, et kui see mobiiltelefon koos oma juurdepääsuga satub võõratse kätesse, siis sealt on ligipääs minu Facebooki kontole, minu e-mailile. Mida rohkem me läheme tootmislahendustega online, siis minu tootmisele, minu valvekaameratele ja nii edasi. Et see on tõsine koht. Infovargused, klientide andmebaasi ärisaladused, järjest rohkem tuleb arvuti kuritegusid, kus tõepoolest püütakse raha välja petta. Eestis on konkreetsed ettevõtteid, mis on sattunud sellise petuskeemi ohvriks, et nende arveblanketil on nende klientide käest küsitud raha teistele kontodele. Et reaalselt on ära võltsitud blanketid, saadetud välja murtud sisse ettevõtte infosüsteemi, saadetud ettevõtte infosüsteemist välja kirjad õigete parameetritega ja nopitud üles ka vastused. Nii et kui see klient saadab, et kuule, et mul vaatan, et arvenumber on vale, et saadab vastuskirja, et kuule, kas see on õige, siis see kiri korjatakse vahepealt ära ja saadetakse vastu, et jaa, on õige küll. Et see häkitud on nii-öelda selle süsteemi sisse, mitte ei ole lihtsalt saadetud vale arve teile. Ja need on reaalsed juhtumid, mis Eestis on täna juba tootmisettevõtetega juhtunud. Et on selline rünnak tehtud, raha kätte saadud, jäljed on kuskil välismaal ja ongi raha läinud. Ja see ei ole mingisugune keerukas skeem või pettus. Et ole ja kanna ruttu ära mingi see suur summa raha sinna konto peale. No, ma ise täna kontorisse ei jõua ja tšau paka. Kandis. Aga kuidas sa pidama said? Tuli küsima mu käest, et kas oli ikka väga maja. Sa olid kontoris, eks? Aga kui sa ei oleks olnud kontoris? Sest selle rünnaku üks omapära ongi see, et häkkerid mitte lihtsalt ei võta nagu andmeid. Nad natuke monitoorivad mõnda aega teie kirjavahetust ja kasutavad seda sama suhtlemisstiili, mida sina kasutad igapäevaselt. Tõepoolest see tšau-paka umbes. Et kui see tšau-paka ei ole sinu ülemuse kõnepruugis, siis raamatupidaja muutub kahtlustavaks. Aga kui see nagu tavaline selline nagu kiirustamise näide, võib-olla paned lihtsalt alla, et e-punkt, mis tähendab erkit näiteks, või ma ei pane üldse midagi alla. Et pettur jääb vahele sellega, et ta kasutab mingit ebastavalist stiili, aga nad monitoorivad seda kirjavahetust ja kasutavad täpselt sama stiili, mida sa kasutaksid niisamagi. Aga politseile teadsid? Ei, nad võib-olla saavad kätte, jah. Ja. Aga see on puhas kuritegevus.
et kui me räägime siin sellest, et asjad ei tööta ja meil Axapta läheb rikki või mingisugune, et need on kõik sellised riskid, mis on mujal, aga me reaalselt satume tänapäeval ka arvutikuritegevuse ohvriteks ja selleks tuleb ka valmis olla. Sest selle pettuse välistamine on ikka tükk tööd, et seda nagu rutiinselt välistada, et taoline asi läbi läheks, et raamatupea kannabki valele kontole. Ja see eeldab kindlasti mitte ainult IT-asju, see eeldab seda, et meil on paigas protseduur, kuidas arveid kinnitatakse, sellest protseduurist peetakse kinni. Ja kui see on mingisugune eripära näiteks, et tuleb see tšaubaka, ma siin olen puhkamas Palisaarel, aga ma pead selle kliendile selle raha ära maksma ja vastupidi tellijale, siis raamatupeal on kohustus üle helistada näiteks sellele juhile, et kuule, et kas sa tõepoolest ikka tahad seda. Aga selle rutiini sisseseadmine on üks infoturbeveede, mida sageli tehakse siis, kui see juhtunud on, mitte ennetavalt ennem. Ja see on üks infoturbe siis eesmärk, ennetada neid asju, mitte tagantjärgi kurb olla ja hakata siis asju parandama. Ja ütleme siis infoturbe väljakutsetest üks vilets asi on see, et arvutivõrk ja internetikuritegevus on ilma piirideta. Et kui tuleb siin Vene maffia, tuleb Peterburist kohale ja pigistab sind ja võtab sult raha ära siit tänava peal. See on füüsiline kohaletulek, füüsiline nagu vahele jäämise võimalus. Kõik need häkkeri tegevused väljaspoolt on ka seaduste mõttes selline hall ala. Et kui mingisugune Aafrika riigi kodanik sinult õnnestunult raha välja petab ja ta jääb isegi vahele või saadakse teada, kes ta on, siis tema seadused ei ole sellised, et teda karistada sellest saaks, rääkimata sellest, et sina raha tagasi saaksid. Et selles mõttes on arvutikuritegevust nagu olemus hoopis teistsugune. Ma ei saa loota selle peale, et minu kohalik seadusruum ja minu politsei mind kaitseb selle eest. Päris huvitav teema, et ma küsin, et aga kui niimoodi raha kaob ära, et kus see kriitiline aeg, kui kiire ta on, kui veel nagu need sussid on näha, et kuna ta haihtub ära, et ta käib kontolt kontole see raha. Kas see on tund aega, 2 tundi, nüüd ei saa enam järile, et nüüd on ta läinud. Et kui kiiresti ma reageerima pean sellele? Selline olukord, nagu siin oli, eks tunni aja pärast on omavaheline kõne, kuule, et ma kandsin sul see raha ära, mis mõttes raha, eks? Et kui pikk see aeg on? Sõltub panga protseduuridest. Et selle konkreetse juhtumiga, mida ma enne viitasin, kus see ärapettus toimus, siis üks raha maksti välja, aga teine jäi mingisuguse väikse koma vea pärast toppama pangasüsteemis. Ja see jäi siis niimoodi ripakile. Ja üks jäi siis niimoodi veel ka sellesse faasi, kus ta ei olnud talle kinnitust saanud ülekandeks seal kuskil, no jäljed läksid välismaa ülekanne. Aga pangasüsteemi kiirust ma ei tea, seda mul ei ole kompetentsi, aga kui rääkida nüüd sellest arvutivõrgu nagu loogikat, siis tavaliselt häkkerite käitumismudel on selline. Nad panevad jäljesüsteemi sisse, kasutades mingisugust viirust või mingisugust ettevaatamat töötajat, mingisugust nõmedat lehekülge. Nad vaikselt luuravad umbes paar kuud. Nad valmistavad ette rünnaku, viivad rünnaku läbi, kustutavad jäljed ja sel hetkel, kui sina avastad selle, on plats puhas. Sul pole ühtegi logi järjel, sul pole ühtegi jälge alles. Nad on piisavalt kaua saanud toimetada sellega, et rünnakut planeerida ja planeerida ka jälgede kustutamist. Et väga sageli need arvutikuriteod on sellised, kus sel hetkel, kui sa midagi näed, on juba kõik ammu läbi. Aga see pangasüsteemi seda piirangut, seda ma ei tea, et see sõltub nagu sellest, mis panka sa kasutad ja kuidas seal turvamehhanismid on. Ja kas seal mingi kindlustus ka taga on? Jaa. Pankades on mingisugused mehhanismid olemas. Ütleme, sellega tegeldakse, pangad ka on huvitatud sellega tegelemisest, et seal on nii rahapesu kui igasugused muud tingimused, mis juba seavad teatud asju peale, et see rahapesu takistamiseks on ka pankadel protseduurid, et nad liiga kiiresti ei kanna mingisuguseid summasid üle kahtlastesse riikidesse, eks. Et seal on juba nagu sellised asjad, mis oli ettevõtja kaitseks mõeldud, aga on rahapesu kaitseks. Aga selleks, et nii-öelda valmis olla sellisteks rünnakuteks, on esmatähtis, et me teame, mis on meie riskid või mis on need ohud. Oht on, või risk on tõenäosus ohuks või ohu realiseerimise tõenäosus on risk. Et see on see, kus me saame teha esimese sammu ja hinnata ära, kui suurt kahju me saame teha. Et kui teame seda võimalikku rünnakut, et
meie raamatupidaja võib sattuda sellise pettuse ohvriks, siis sellel on mingisugune hind küljes. Et kui suur tõenäosus on, et selline asi meie ettevõttes juhtuks. Ja kui oleme selle loo ära kuulnud täna siin, siis ma lähen koju ja mõtlen, mida ma selle riskiga peale hakkan. Aga neid riske on terve trobikond. Alates sellest, et asjad ei tööta, meil on asjad näiteks majutuskeskuses hoole all ja võrk ära läheb, siis mul tootmissüsteem seisab terve päeva. See on üks risk, mis võib realiseeruda. Kui on meie IT-spetsialist, kes kõike teadis ja kõike putitas ja tema homme ära läheb, siis see on üks risk, millel on mingid tagajärjed, need tagajärgede suurust me saame hinnata. Et see on see koht, kus me saame valmis olla. Kohe ära öeldes, et 100% turvalisust pole olemas, mida iganes me ette võtame, kui usinad me oleme, me kunagi ei saa olla valmis kõigeks. Et see on üks asi, mida tuleb kindlasti tajuda, et turbel on hind küljes. Meil on mõtet kaitsta andmeid mitte kallimalt, kui need andmed ise on. Et kui meil on kliendibaas ja kliendibaasi varastamine võib meile potentsiaalselt kaasa tuua 10 000 eurot kahju, kuidas iganes me seda arutasime, siis meil ei ole mõtet panna sinna 20 000 investeeringuid, et seda kliendibaasi kaitsta. Eks? Ja siin on näited asjadest, mis lihtsalt juhtusid, et see pangapettus, kus 6 miljardit eurot kahju tekitasid, olid sellised, kus Jérôme Kervier siis oli väga osav manipuleerija. Ta suutis siis aru saada, kuidas see pangasüsteem toimib, nihverdas endale välja õigused teha kallimaid tehinguid ja oli optimistlik, et tehingud, mis ta teeb, toob pangale ja tema endale kõva kasumit, läks viltu ja ta uskus, et tegutseb nii-öelda õilsa eesmärgi nimel, kasutas süsteemi nõrkusi ära, mida siis pank oleks pidanud tegema, laskma veel mingisuguse kihi turvareegleid peale, aga see ei saa minna väga kaugele või väga lõputult. Alati jääb risk, et mingisugune koht on nõrk ja see nõrk koht sageli on inimene ja see on näide sellest, kuidas 6 miljardit eurot läks ühe sellise suhteliselt hästi turvatud süsteemis ikkagi kaduma läbi selle, et õnnestus süsteemi manipuleerida. Tegemist on elektroonilise kaubandusega, siis sellise maaklerlusega. No ütleme, see kaksiktornide näide on selline huvitav, et keegi ei suutnud kunagi näha ette stsenaariumid, et 2 kaksiktorni hävinevad. Et seal mitmed ettevõtted, millel oli kontorid või turvalahendused niimoodi, et kontor asub ühes tornis ja serverid asuvad teises tornis. Et ei ole samas majas, et kui üks maja läheb põlema, midagi juhtub, varastatakse, rünnatakse, hävineb, et siis teises majas on back-up olemas. Ja sel päeval juhtus see, et mõlemad majad kadusid koos back-upidega, inimestega ja kontoritega. Et see on näide ka sellest, kus mõned ettevõtted kaotasid 70% oma töötajatest. Ja see, et kas ettevõte suutis pärast seda jalule tõusta, sõltus sellest, kui palju oli informatsiooni ja teadmist selle ettevõtte tegutsemise kohta olemas. Kliendibaasid, pooleli jäänud projektid ja nii edasi. Et need, kes ei olnud selleks valmistunud, need siis läksid kõigiga. Ja neid hädasid meil tuleb järjest juurde. IT-valdkonnaga on selge see, et see on maailm, mis läheb järjest nagu väljakutsumaks või ohtlikumaks või probleemsemaks. Et kui varem me saime Exceliga ja paberiga hakkama, siis enamus ettevõtted täna kasutavad IT-süsteeme ja kui me kasutame IT-süsteeme, siis on meil haavatavus läbi selle, et kui see süsteem ei tööta, siis mida iganes me teha tahtsime, me ei saa seda teha. Ja läbi selle ettevõtte võib kannatada. Ja seda, et kas see juhtub, on ainult aja küsimus. Võrgud lähevad katki, kõvaketad lähevad katki, inimesed kuritarvitavad oma oskusi, meid häkkerid ründavad, meid kurjategijad ründavad. Et seda kõike juhtub järjest rohkem ja rohkem. Kui te iga päev ajakirjandust jälgite, siis neid ongi palju. On häkkerirünnakuid, on suuri asju, et NSA on pealt kuulanud poolt maailma, on kohti, kus on halvatud kogu internetivõrk mitmeks tunniks, mis eelmine aasta toimus, et asju hakkab juhtuma järjest. Varastatakse, rikutakse, peatatakse, juhtub lihtsalt sellepärast, et seda kõike on nii palju. Ettevõtte jaoks on strateegilised küsimused need. Et mida on vaja kaitsta, et me teame, mis on see meie jaoks oluline ressurss andmete mõttes
ja teine küsimus on see, et mis juhtub siis, kui me seda ei kaitse. Et kui meie see raks, et kui me seda ei kaitse, mis siis juhtub? Oleme maali maas, jah, nagu sa ütlesid. Aga mis siis tegelikult see tähendab? Ei taha mõeldagi, jah. See, ma panen selle slaidi tagasi siin. Hea tund on ka, jah. Et ma olen seda hästi palju selles olukorras olnud, et mingi asi on asendamata. Inimene, süsteem. Ja siis tuleb lihtsalt võtta see ikkagi mõtlemisjulgus ja hakata järjest ritta panema, et mis asi see on, mida me kõige rohkem vajame. Ja kui me aru saame, mida me kõige rohkem vajame, siis me saame hakata nuputama, et kuidas moodi seda vajalikku asja kaitsta. Kas me trükkime igal õhtul mingisugused loendid välja näiteks? Võtame tasapisi sellest rakendusest välja mingisugused funktsioone ja paneme ta teise rakendusse. Koolitame inimesi, kes oleksid mitte asendamatud ja suudaksid seda süsteemi kasutada sõltumatult, kui teist inimest ei ole. Aga need kaks küsimust, mida me kaitsta tahame ja mis on see tagajärg, mida me vältida püüame. Ja kui mõtleme oma serverite peale, oma e-maili peale, mõtleme oma tootmisarvestuse peale, et mis juhtub siis, kui see katki läheb, ja mis siis saab. Vaat. Ja siis me saame leida lahendusi. Aga see küsimus, et mis siis saab, annab meile tähtsuse. Kui selgub, et mingi asi on selline, mis meid tõesti halvab, toob meile 20 000 eurot kahju, siis on väga lihtne juhtimisalane otsus, et me peame sellega tegelema, sest see toob meile potentsiaalselt ikkagi kahju. Nii lihtne ongi. Selle ma rääkisin ära, meil on 3 erinevat turbe omadust. Salajasus on kõige minu jaoks vähetähtsam selle juures. On ettevõtted, kus on ülitähtis. Andmete õigsus on tähtis. Mida rohkem me liigume automaatsüsteemide suunas, siis see, et tootmissüsteemist läheb laosüsteemi õige informatsioon, et selle ülekandmise protokoll on õige ja seal ei lähe andmeid kaduma, meil on mingi kinnitus, et andmed kohale jõudsid ja edasine protsess ei lähe ilma edasi, kui on andmed saabunud. Kõik sellised detailid muutuvad järjest olulisemaks, mida automaatsemaks me läheme. Ja kättesaadavus maailma igal kellaajal, igal pool on üks oluline soov, mida enamus ettevõtteid tahab. Selle tagamiseks tuleb vaeva näha. Andmetele on võimalik määrata turbetasemeid, siin on toodud riiklike süsteemide näide, lihtsalt selle eesmärgiga, et kui te mõtlete oma andmete peale, siis te saate selles 3 võtmes ise mõelda, kas andmete õigsus on meile vähetähtis või väga tähtis, aga see on siin, andmete õigsus on tähtis või vähetähtis, kas me peame suutma tõestada tema võltsimist või tema valeks muutumist, see tähendab seda, kui palju logisid me peame süsteemi panema. Kas andmed olema kättesaadavad kindlusega, et lubatud on üks seisak, üks ööpäev nädalas, 2 tundi nädalas või 10 minutit nädalas ja selle taseme määramise järel me saame planeerida, et meie süsteem peaks olema kiiruse või kättesaaduse mõttes kõrgemal tasemel või väiksemal tasemel. Ja salajusel samamoodi, et saab määrata erinevaid tasemeid ja kui me need erinevad tasemed oleme määratanud, tekib meil selline kombinatsioon käideldavusest, terviklusest ja salajususest ja selle kombinatsiooniga saame midagi peale hakata, planeerida, milliseid turvameetmeid me ette võtame. Kas pöörame tähelepanu rohkem kättesaadavusele või siis salajase hoidmisele. Nüüd turbemaailmast väga võõralt ennast ei tunneks, ma panin siia mõned põhiterminid tahvli peale. Et kui te mõtlete kindlustuse peale, siis seal on umbes samad terminid. Meil on oht, asi, mis võib juhtuda, aga ei pruugi. Varas võib meile tulla, aga ei pruugi tulla. Veeuputus võib tulla või võib mitte tulla, need on ohud. Nüüd nõrkused on siis need elemendid või kohad,
kus oht võib realiseeruda. Et kui me asume Pärnu jõe lähedal kuskil kalda peal, siis on tõenäosus, et ühel hetkel meid üle ujutatakse. Kui meil on torusüsteem serveri ruumis, katel või katlasüsteem või kraanikauss, siis on tõenäoline, et ühel hetkel seal võib mingisugune veeuputus tekkida ja meil serverid ujutatakse üle. Kui meil on, elame Lasnamäel ja meil on esimesel korrusel lihtne aknast sisse ronida, siis tõenäosuselt sealt aknast sisse ronitakse suurem kui kuskil Nõmmel või Tartus või trellitatud akende korral. Ehk meil on elemendid, mis võivad olla nõrgad, tuletõrje ja signalisatsioon ei ole on üks nõrkus. Ja ohud ehk tulekahju võib seda nõrkust ära kasutada siis, kui võib seda ära kasutada, et tulekahi tuleb, meil alarmi või seda andurit ei ole, tuletõrje kohale ei tule, kõik põleb maha, kui andur olemas on meil risk väiksem. Ja risk on siis tõenäosus, et asi juhtub. Pärnu jõe ääres me saame öelda, et on üleujutuse risk suur, olles Tartus taskul 14. korrusel on üleujutus väiksem, väike nüanss on, et kas seal on küttesüsteem ja vanasüsteem, siis on üleujutuse risk jälle natuke suureneb. Et siis risk on tõenäosus, et mingisugune eeldatav oht juhtub. Ja turvameede on see, mis aitab neid ohtusid vähendada, ehk riski vähendada. Paneme anduri, viime torud välja serveriruumist, koolitame inimesi, et nad ei avaks valesid kirju ja ei teeks ülekandeid. Kõik need on meetmed, millega saab siis riske maandada, ohtusid väiksemaks teha. Kui teil ohtude kohta ei ole veel piisavalt hirmu, siis siin on toodud 80 erinevat ohtu, mis teid tabada võib. See on ühest ametlikust standardist välja võetud. Alates siis maavärinast kuni pealt kuulamiseni. Et siis pärast saate slaidi ette võtta ja vaadata, et millised on teie jaoks olulised ohud. Et need ohtused tuleb vaadata selle pilguga, et mis asjad on need, mis minu jaoks on tõenäolisemad. Et näiteks siin on elektromagneetiline kiirgus, et see on suhteliselt vähetõenäoline oht. Vulkaan on Eestis või maavärinad on suhteliselt väike oht Eestis, aga neid on võimalik kaaluda. Kõige sagedasem on ikkagi see, et inimene on pahatahtlik ja asjad lähevad katki. Nüüd, kui nõrkuste valdkonda vaata, siis need olid ohud. Nõrkuste puhul tuleb mõelda meil riistvara peale, tarkvara, inimesed, asukoht ja siis organisatsiooni reeglid ja kultuur. Et need on need kohad, kus asjad võivad olla halvasti korraldatud. Riistvara on vana, tarkvara on lohakalt programmeeritud, võrk on lünklik, inimesed ei tea, mis on turva ja mismoodi kaitsta, ei tea, kuidas asjadega tööd teha, hoone võib olla halvasti ehitatud, lihtsasti juurdepääsetav vargusele, tulekahjude oht kõrge ja nii edasi. Ja see viimane on võib-olla üks selline asi, mida kõige rohkem saab ise ära teha, on igasuguste piirangute, reeglite ja kokkulepete sõlmimine ettevõttes, et kaitseme sellisel viisil asju. Olge tublid, kui tuleb kiri, siis reageerige, ärge avage valesid kirju, tehke tagavarakoopiaid. Nüüd riskide hindamine ei ole mingisugune raketiteadus. Kui hästi lihtsustatult võtta, siis me võime teha niimoodi, et me hindame ära 3 pallisüsteemis selle ohu tõenäosuse, kui tõenäoline on, et see oht meid tabab, hindame ära 3 pallisüsteemis selle tagajärje, mis juhtub selle ohu realiseerumisel, et kui valus või rahaliselt kulukas meil see on, korrutame läbi ja saame mingi pingerea. Et see on siis pingerida nendest asjadest, mis meile võivad olla ohtlikumad. Ja nagu näete, selle slaidi peal on ka suhteliselt nagu lihtsad asjad. Vargus, andmete hävimine, volitamatu kasutamine, ehk siis kellegi teise nime all sisse logimine näiteks, inimese lahkumine, asjade katkimine kiitesüsteemi mõttes, tuli, äike, vesi, viirused, elektrivõrk, andmete salajasuse varastamine või ärisaladuste varastamine. Et kõike saab hinnata
läbi selle, mis tagajärgi see kaasa toob ja mis on tõenäosus, et see juhtub. Ei ole raketiteadus. Infoturbemeetmete mõttes ei pea ise väga palju jalgatast leiutama. On olemas see turvameetmete süsteem iske, kus on meil umbes 2500 erinevat meedet. Riigiasutused peavad sellega vaeva nägema. See iske kataloog ise, millele see viidatud on, mida riigiasutused peavad jälgima, on 4000 lehekülge pikk. 4000. Ja ma ütlesin umbes 2500 meedet. Alates sellest, et kuidas moodi krüpteerimise puhul käituda ja kuidas moodi varukoopiaid teha, kuidas inimesi koolitada, iga ühe kohta on mingisugused meetmed. Aga laias laastus meetmed võib jagada 3. On siis ennetavad meetmed, mis me teeme ennem, kui asi juhtub, meetmed, mida me kasutame avastamiseks ja meetmed, mida me kasutame taastamiseks. Et kui võtame tulekahju, siis ennetav meede on see, et me paneme sinna tulekindla ukse, ei põleta küünlaid seal ruumis, paigaldame anduri. Avastusmeede on see, et andur annab signaali kuskile päästeteenistusele ja taastusmeede on see, et meil on olemas arusaam, kuidas moodi me maha põlenud ruumi funktsionaalsuse taastame. Näiteks, et kuidas serverid jälle tööle paneme back-upist. See on siis taastusmeede. Ennetavad, avastavad ja taastavad. Ja siis on teine liigitus on läbi selle, et meil on olemas asjad, mida me saame korraga kehtestada ja inimeste teadlikkust tõsta. On asjad, mida me saame ehitada ja parandada ja on olemas asjad, mida me saame IT mõttes kaitsta. Toon paar näidet erinevate süsteemide keerukusest või kaitsmise loogikast. Riigikogu Kantselei puhul oli üks asi, mis oli teistest omadustest tähtsam, oli hääletussüsteemi töökindlus ja sellega terviklus. Et ei saaks võltsida seadusi. Ma ei tea, kui palju te mäletate ajakirjanud seda juhtumit, kus Tõnu Kauba Keskerakonna fraktsioonist välja visati. Mõni võib-olla tolle aja poliitika jälgijad mäletab seda. See oli siis nii, et Tõnu Kauba Riigikogu liikmena pidi Keskerakonna nimel hääletama selle poolt, et Johannes Kert siis jätkaks oma ametis. Ja see oli niimoodi fraktsiooni otsus, aga Riigikogu liikmed kasutasid hääletussüsteemist sellist asja, mida nimetati kiikutamiseks. Et sa vajutad selle hääletamise perioodi jooksul, mis on umbes sõltuvalt protseduurist minut või 3 minutit, vajutad vaheldumisi poolt, vastu. Ja selle eesmärk on eksitada nii-öelda teist poolt, nii-öelda opositsiooni või koalitsiooni, kui ma poole peal sa oled, et vaatad selle üle, meil on hääled koos. Poolt on nii, eks ju. Mis järgmisel hetkel ei ole ja mingi segadus. Ja ta kasutasid seda trikki päris palju. Aga tema jäi viimase vahetusega hiljaks. Hääletas siis selle poolt, et Kert maha võetaks fraktsiooni otsuse vastu. Tema hääl oli see kaalukeel, viimane otsus. Ja Kert võeti maha, Kauba visati fraktsioonist välja. Aga esimene reaktsioon seal Kaubal oli see, et süsteem oli rikkis. Et see hääletussüsteem, mina hääletasin vastu, aga pagan see IT-süsteemid, nagu te teate, kunagi ei tööta õigesti, see valetab. Ja siis oli see süsteem ehitatud piisavalt turvaliselt niimoodi, et kõik logid on selgelt fikseeritud, logidest oli ilusti välja võtta see kiigutamise protsess ja näha seda, et tõepoolest viimane kiigutamine oli vales suunas. Eks? Ja see oli näide sellest, kuidas süsteemi peab ehitama niimoodi, et sa suudad tõestada seda, et süsteemis toimusid mingid asjad ühtemoodi. Kliinikum on selline kombinaat, nagu ma ütlesin, kus on 24/7 toimimine, ööpäeva ringselt kõik käib, 24 suurt infosüsteemi või 22, mis tähendab seda, et tohutu ülesanne on tagada, et kõik asjad töötaksid õigel ajal, ööpäeva ringselt. Väga suur väljakutse. See, et seal oleksid andmed õiged või et salajasus kaitstud oleks, see on isegi seal kliinikumis nii-öelda kuidagi küüniliselt öeldes vähem tähtsam. See, et ühe patsiendi andmed on kuskil lekkinud internetti, on kogu protsessi ja seda ettevõtte toimimist arvestades ikkagi kaduv nähtus. Et kliiniku võib anda kirja kinni, kui mingisugune ühe patsiendi andmed kogemata kuskile lekkisid. 100 inimese andmed võib-olla ka ei juhtu mitte midagi. Kui seal juba suur hulk kogu baas ära varastatakse, siis hakatakse muidugi tõsisemalt mõtlema, et see ettevõte ei ole käitunud väärikalt andmetöötluses, aga väikeste puhul ei ole see probleem. Palju tähtsam on see, et õigel ajal
patsiendid saavad operatsioonile minna, nende ravimid tulevad kohale, nende söök tuleb kohale, et see on palju tähtsam selles ettevõttes. Ja geenivaram on selline vahva koht, kus on põrkuvad loominguline vabadus ehk teadlaste avastuste tuhin ja siis suur turvalisus. Meil on geeniandmed, mida peab kaitsma seaduse mõttes väga kiivalt, et tööandjad ja kindlustused ei saa teada minu geenikoodi ja täna on seal ka palju terviseandmed, et terviseandmed ei läheks lekkima ja samal ajal siis teadlased saaksid teha oma teadustööd hästi paindlikult. Neil oleks palju andmeid käes. Ja siis geeniandmete puhul siin vasakul on näha see turva ja protseduur, kuidas moodi see tervikprotsess käib. Seal keskel on selline turvaala, kus kodeeritakse andmed lahku ja kokku, et sisuliselt öeldes, kui tuleb Erkileegu andmetega asi sisse, vereproov ja DNA, siis pannakse sinna külge kood, et Erkileegul on mingisugune kood või number, tema nimi võetakse küljest ära ja veel mõned kriitilised andmed, ja edasi lähevad siis nii see veri ja DNA ühe koodiga ja minu terviseandmed ja minu nii-öelda ajalugu, mida ma olen kirja pannud, läheb teise koodiga edasi, et teadlased saavad kodeeritud andmeid. Ja nüüd üks turva eesmärk on see, et koodid sassi läheks. Eks? Et kui minu nimi ära võetakse, siis enam on päris raske pärast kokku viia, et see DNA ja need terviseandmed oleksid nii-öelda samale inimesele kuuluvad. Ja see on omaette väljakutse ja see peegeldab selles pildis siin. Et kokku on kasutusel 7 koodi, erinevates andmebaasides on kasutusel erinevad koodikombinatsioonid ja kogu see andmebaaside infovahetus, sealhulgas ka koodide vastavus, peab olema tagatud risti-rästi igas suunas. Nii siin enne andmete saabumist, andmete lahtikodeerimisel ja andmete edasises töötluses. Ja selle võrgustiku väljamõtlemine ja tööle panemine ja kodeerimise tagamine ja igapäevase täpsuse tagamine on tõsine turvaülesanne. Et näiteks triipkoodindus on seal väga au sees, et triipkoodidega on võimalik seda inimeksimust välistada, et sa ei pane valesid koode kuskile. Nii et see terviklus on omaette väljakutse. Infoturbes kõik algab peast. Kui ettevõtte juht ei väärtusta infoturbe temaatikat ja seda ohtude analüüsi, siis ei juhtu midagi. Vastutus peab olema määratletud, keegi peab tegelema selle, koordinaator peab olema. Raske on valida seda, et kas infoturbe juht on IT-inimene, on ta tippjuhi paremal käel, on ta tema kuidagi otse alluvuses, on ta mingisuguses muus asukohas selles struktuuris. Oluline on see, et see, kes infoturbega tegeleb, peab olema võimeline sekkuma ettevõtte kõikidesse valdkondadesse. Tootmisesse, personalihaldusesse, füüsilisse turbesse, IT-sse ja see kõike hõlmavus on sageli väljakutse. Et kui ma olen ainult IT-inimene, IT-osakonna juhataja või IT-spetsialist, siis kui ma lähen personaliosakonda ja ütlen, et inimeste konfidentsiaalsusnõuded lepingutes on viletsad ja see ei taga meie andmete kaitset, siis personaliosakond võib mind suhteliselt lihtsalt pikalt saata, eks? Et sa ei ole keegi, kes mulle ütleb midagi. Ja seetõttu mõnikord on oluline, et see infoturbe volitustega inimene on kuskil nii-öelda tippjuhi kõrval või tema otse alluvuses ja tal on õigus nõuda teistelt üksustelt, et nemad peavad tegema asju õigesti. Nagu ma ütlesin, eks esmaseid nagu kohti, kust peale hakata selle turbemaailmaga on riskide hindamine. On olemas erinevaid meetodeid. Väga lihtsasti saab seda ise ka toimetada. Mida kindlasti tegema peab mitte ainult IT mõttes, mida üks vastutustundlik ettevõtte juht niikuinii peab tegema, on äri toimepidevuse planeerimine. Et mis ressursid on mulle tähtsad ja mida ma peale hakkan, kui need ressursid kaovad. Kas see ressurss on IT-tehnoloogia, on see füüsiline ruum, on see inimene? Ma pean teadma, mis on minu kriitilised ressursid ja kuidas ma ilma nendelt hakkama saada. Olemas võib olla mingisugune plaan kriiside jaoks. Ma ei tea, kuidas te kriisikäitumine läbimõeldud on. Kas te IT-valdkonnas ka tuletõrjeõppusi teete? Et kui meil on olemas see arusaam, mis asjad on meile tähtsad ja kuidas nad töötama peavad,
näiteks, et serverite back-up on tähtis selleks, et serverit taastada pärast võimalikku katkestust või põlengut, siis seda tuleb kindlasti ka testida, et me oleme võimelised taastama need serverid, kui vaja on. Ehk siis tuleb olla valmis selleks nii-öelda kriisi testimiseks. Aga mis kriisi puhul on tähtis, et meil on plaan, kuidas moodi kriisi korral käituda. Kes on pealik, kuidas me teavitame oma töötajate kliente ja kuidas toimub see tegevuste jaotus seal kriisi korral. Kõike seda tuleb enne mõelda, mitte pärast. Kriisi ajal on juba keeruline kõike teha. Aga et teil natukene turbe mõtet tekiks, proovige väike riskianalüüs läbi teha. Turbeanalüüsil see riskianalüüsi harjutus, mis annab teil juba 80% nagu sellest ivast kätte, on selline, kus siin on veel värvist. Tagapingi. No saage. Et pange kirja, mis on teie põhiprotsess ärilises mõttes. Millised on olulised ressursid selle juures? Ressursid, eks ju, andmed, inimesed, tootmisseadmed, ruumid, side, elekter, vesi mõnes tootmises. Et see ressursid ei ole mitte see, et meil on mingid andmed, meil on ressursse rohkem. Ja räägime siis sellest riskianalüüsist mitte IT mõttes üksi tervikprotsessina. Ja alla saab panna siis need ohud ja hinnata tagajärge ja tõenäosust. Proovige. Et see 10 minutiga tehtud väike harjutus võis anda teile rohkem tunnetust, kui haavatavad te olete, kui mis iganes te varem teinud olete. Et siin ei olnud mingisugust maagikat. Me räägime ressurssidest ja neid ohustavatest teemadest ja nende kahe kokkupanemine annab meile tunnetuse, et kui haavatavad me oleme, millega me peaksime kõige rohkem tegelema. Et see riskide pingerida, mis teil tekkis, see võiks olema teil esmane infoturb tegevuskava pingerida. Nendes teemades ma peaksin leidma mingid meetmed, mis meil seda riski vähendavad. Ja nii lihtne ongi. Et loomulikult saab teha sügavamalt ja keerulisemalt. Ja sageli, kui me jõuame selle ressursside kaardistuni, siis on väga lihtsad riskid või ohud, mis meid valdavad. Inimesed kaovad ära, meile varastatakse midagi ära, meie oluline protsess mingisuguse ressursi tõttu ei tööta. On see siis elekter, materjali puudus, tootmisseadmete rike, et mingisugune nii-öelda siis protsess seiskub. Inimesed ära lähevad, siis läheb nendega hulk teadmist kaasa, mis on teistmoodi kahju ja siis vargused on ka siis natuke teistmoodi kahju, et seal on ka varaline väärtus taga. Ja kõik muud siin raadio pealt kuulamine ja mis siin on meil andmete ebaseaduslik töötlus, et keegi teeb mingid valesid kandeid, need riskid enamasti kukuvad kuskil allapoole. Aga kui te esimese intsidendi kätte saate, et raamatupidaja kuritarvitab teie usaldust ja teeb ülekanded, mis ei ole talle volitatud, siis te saate aru, et see risk, andmete volitamatu töötlus on tegelikult tähtsam. Ja sõltub teemast, kas inimesed võltsivad oma tööaja andmeid, võltsivad valmistoodete lauaandmeid selleks, et ise valmistooteid ära viia või et näidata enda tulemust paremini, et rohkem preemiat saada ja nii edasi, et neid ohtusid on erinevaid, aga et suuremad ohud joonistavad välja väga lihtsa sellise võrdlusanalüüsiga. Sa võtad liiga suur külm või vihm või? Ei no, see on, kuidas ma ütlen, et sõltub nüüd ressursist, mis sul seal kinni jääb nüüd selle taha.
kas suure külma tõttu ei saa su tootmine üldse toimida, kas sul inimesed ei jõua kohale ja siis saad mõelda, mis on need asendusressursid. Kas ma viin tootmise kuskile mujale, kas ma peatan tootmise ja tegelen mingite arendustegevustega, kas inimesed on asendatavad, kas mul on olemas võimalus võtta helikopter ja tuua nad ära kuskilt kaugelt, et seal meetmeid saad järjest mõelda, mis on sinu jaoks mõistlikud. Aga esmane tähtis on see, et sa saad aru üldse, mis on need probleemid, mis mind tabada võivad ja tegeleda probleemide ennetamisega, kui nad kohale jõuavad, tähtsate probleemidega. Nüüd selle infoturbe teema ma tõin sisse 2 põhimõttel, et üks põhimõte on see, et kui te ehitate midagi, siis arvestage, et sinna tuleb mõelda ka selle peale, et mida tuleb selle tarkvara ehitamisel või lahenduste ehitamisel arvestada. Logide tegemine, andmete õige sisestamine, andmete kvaliteedi tagamine, kõik sellised teemad, mis võib-olla muidu jäävad kuskile tahaplaanile. Ja teine teema, mis tasub mõelda, on see, et kui ma nüüd tõepoolest olen nii tubli ja rakendan uue süsteemi, siis meil tekib sõltuvus. Ja selle sõltuvuse riskiga tuleb omaette tegeleda. Et selles mõttes tuleb seda IT-süsteemi vaadata tervikuna, et meil on pilt vahva, aga niipea, kui meil see komponent muutub ikkagi selliseks loomuomaseks igapäevategevuse osaks, siis meil tuleb mõelda ka, et see risk tuleb uuesti jälle maandada, et kui see protsess ei tööta, see rakendus ei tööta, mida ma siis peale hakkan. Ma ennem tahtsin seda pildi joonistada, et see on ühe ettevõtte IT-strateegiline vaade. Finantsrakendus, ladu, CRM, e-post, protsessi juhtimise tarkvara on, seal on selline projektide põhine teema, e-pood ja turunduse materjalide haldus läbi siis reklaambrošüürid tegi selle. Et need olid tema selle ettevõtte tähtsad süsteemid ja nüüd selle pildi pealt saab hakata analüüsima, et mis süsteemid meil on heas seisus, halvas seisus. Ei ole jälle mingisugune maagia, aga üks pilt aitab meil palju paremini planeerida ja kommunikeerida, mis on tähtis ja kus on riskid ja mida me teeme ja mida me ei tee ja kõik see. Et see tegemine ei ole keeruline, aga selle tegemata jätmine toob teile palju suuremat juhtimiskeerukust kaasa. Ja mulle lõpetuseks ma tahan üle rõhutada paar asja, et IT ei ole asi omaette, ta on vahend. Meil on äri, mida me ajame, IT aitab seda äri ajada, et seda tuleb niimoodi võtta. Me peame aru saama, mis on meie jaoks tervik, mida me ehitame, see selguse saavutamine on ülitähtis. Selleks, et me teeksime õigeid otsuseid, õigeid valikuid, hangiksime õiget tarkvara, ehitame valmis selle, mida me tegelikult ehitada tahtsime. Ja mis siin vahepeal jutuks tuli, oli see ettevõtte kultuuriarendus. Et kui me IT-valdkonna korda teeme kogu oma protseduuride ja täpsusega, siis see arendab samal ajal ka ettevõtte muid valdkondi, toote kvaliteet, efektiivsus protsessides, inimeste nutikus ja teadlikkus ja nende tarkus ärakasutamine. Ja need on kõik omavahel tihedalt seotud, et kui me IT-valdkonnasse panustame, siis me panustame tegelikult ettevõtte arengusse palju laiemalt. Viimane slaid on kõige tähtsam. See on meie ettevõtte moto, kui on tahe, on ka võimalus. See töötab ka vastupidi. Kui tahet ei ole, siis ei ole ka võimalust. Aitäh! See slaidi peal olemas. Kui sa vaatad seda, slaidi peal on see pilt ja seal all on aadress ka. Võib-olla ma küsiks lõpetuseks, et sa oled 20+ aastat selle valdkonnaga nagu tegelenud, et kuidas sa nagu näed, et kas ettevõtete juhtkonna siis tahe nende asjadega tegeleda läheb järjest nagu paremaks ja läheb nagu mõistlikus tempos paremaks, sest alati võiks nagu tahta, et kõik on palju parem ja kiirem ja nii edasi, aga et on mingi mõistlik tempo, et kui me sellelt Cobiti mudeli järgi nullist alustasime, et siis me mõistliku tempoga järjest rohkem on neid, kes tahavad olla 2 ja 3 tasemel nii edasi. Et kuidas sa näed, et kas trendid on praegu positiivsed ja tahet nagu on ja siis tekib ka nagu võimalusi või tegelikult me hakkame Euroopale ja muule maailmale nagu jalgu jääma, et oleme nagu rongist maha jäämas? Kui võtame avaliku sektori, siis seal on seda IT juhtimise professionaalsust oluliselt rohkem. Et erasektoris meil erinevatel põhjustel ettevõtte juhid alahindavad seda valdkonda.
Nad ühelt poolt tahavad ise hakkama saada, pusivad ilma teadmisteta ja oskusteta ja riskianalüüsist ja kõigest muust aru saamata. Ja siis nad paljusid asju lihtsalt ei julge ette võtta, sest nad ei saa sellest aru ja nad ei oska. Ja nad ei julge nagu seda tunnistada ja abi küsida, et kuidagi selline väike tendents on. Aga see on muidugi mujal maailmas ka. Eestis on lihtsalt potentsiaal on tohutult suurem, et meil seda ühiskonnas levivat IT-nutikust on palju rohkem. See tahe tuleb sageli läbi paratamatuse. Meil on esimene rike toimunud, esimene investeering korstnasse kirjutatud. Tegime seda Axaptat 2 aastat, oleme tülis, tulemust ei tulnud ja siis hakatakse selle teema peale tõsiselt mõtlema. Või meil esimene infoturbe juhtub, siis hakatakse tõsiselt mõtlema. Ja teine seda peidetakse paljugi pead liiva alla ja natuke on seda, ma ei tea, häbitunnet ja mitte ennast lolliks tunnistamise tunnet, ma arvan, sees, et ei julgeta tunnistada seda, et nad abi vajavad. Ja tõsiasi on ka see, et neid, kuidas seda IT-juhtimist on päris raske saada. Et kui sul on väike ettevõte, siis eraldi ametinimetusega IT-juht on suhteliselt nagu tobe endale tööle võtta. Ja sellel IT-juhil, kes oleks professionaalne, on ka suhteliselt vähe motiveeriv seal tööta, sest nagu väljakutsed ja teemad on nii väiksed, et tal ei jätku nagu täiskohaga tööd. Et ühelt poolt meil on vaja nagu professionaalsust ja teiselt poolt meil ei ole ka kedagi, kes tahaks seda 0,2 kohaga teha näiteks. Et see on üks selline keerukuse koht. Et ma olen soovitanud seda, et ettevõtted vaataks seda selle piluga, et mitte võtta tööle IT-juhti, vaid võtta tööle selline ametinimetus nagu äriarendusjuht. Et see, kes arendab äri tervikuna ja muu hulgas IT-d ka. Ja kui see tegevjuht ei taha kumbagi teha, siis lihtsalt harigu ennast selles infoturbes ja IT-teemades ja tarkvara arenduse hankimise kompetentsides ja ärgu häbenegu ennast tunnistada, et ta rumal on ja juurde areneda. Et ma ei arva seda tingimata, et peaks tohutult pingutama, et endale suur IT-meeskond teha, kindlasti mitte. Ja abi andmine on ka selline, et abi saab siis anda, kui abi vajatakse. Et väga palju saab asju ära teha niimoodi, et lihtsalt kaine mõistusega asju õigesti aru saades ise tehes. Aga see kvaliteet üldiselt tuleb sellest samast, kuna maailm IT mõttes läheb järjest nõudlikumaks, meie ettevõtte tegevus sõltub sellest, siis see tahe tuleneb sellest, et lihtsalt paratamatu on sellega tegeleda. Aga võiks olla teistpidi. Võiks olla niipidi, et ma tahan olla edev, efektiivne, parem kui konkurendid ja ma kasutan seda IT-d ära mitte ellujäämiseks, vaid ma kasutan seda ära selleks, et olla efektiivsem, parem. Ja seda osa on hästi vähem. Mõned ettevõtted on ja need on edukad. Ja siis on hulk neid, kes ütlevad, et liiga raske. Aitäh. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh. Oli väga hea. Nii, aga ametlik osa läbi. Meil on tööle riiki üles ehitama. Meil hakkame riiki üles ehitama, ettevõtteid üles ehitama. Ma saan sina hakata uuesti seda oma tootmishonet üles ehitama. Täpselt. Ja kui teil üks asi siit meelde jätta on, siis sõna selgus. Et see on see, mis siin selles valdkonnas nii turbes, arenduste juhtimises kui ka IT-juhtimist tervikuna teid kõvasti edasi aitab. Te saate aru, mis on see, mida te tahate. See selgus. Aitäh!